Tallinna Kossu liiga on Tallinna ja Harjumaa harrastuskorvpalluritele mõeldud 2006. aastal tegevust alustanud liiga. Kui avahooajal osales 23 meeskonda, siis tänavu käis 66 meeskonna rivistuses väljakul üle 1000 mängija. Liiga oli jaotatud 3 divisjoni ning sellest said osa igal tasemel korvpallisõbrad. Alustasime me ainult 1 divisjoniga esimesel aastal, aga võistkondade arv läks suureks. Taseme vahe oli küllaltki seinast seina, et oli selgelt ühel hetkel, et tuleb nagu tugevamad võistkonnad eraldada. Et neil oleks huvitavam ja nõrgematel oleks samuti huvitavam omavahel mängida. Aga siis mitu aastat oli meil A- ja B-division, aga eelmisel hooajal juhtus see, et see B-division paisus jälle omakorda nii suureks, et pidi jällegi natuke see võistkondi jaotama 8, et lihtsalt, et see turniir ei paisuks nagu liiga suureks, mängutarve ei läheks üle pea ja samuti ka ikkagi iga võistkond saaks oma tasemele võimalikult õiged mängud. Lisaks sellele, et Kossu liiga võimaldab korvpalli mängida väga erineval tasemel mängijatel, on liiga silma paistnud ka pidevalt uueneva kodulehega, kus mängijad saavad jälgida nii oma statistikat kui ka korvpalliuudiseid üle maailma. Eks me oleme ise ka oma meeskonnaga mõtelnud, et millest see meie liiga siuke hea fenomen seisneb, aga võib-olla on asi selles, et me oleme ise kõik aastaid selles amatöörkorvpalli karussellis nii-öelda keerelnud ja kui me selle liiga rajasime, siis me tahtsimegi teha just sellise liiga, kus nagu endal oleks hea ja mõnus mängida. Kossu liiga C-divisjoni võitis tänavu soov.ee meeskond, B-divisjoni BC Tondi ning nähtavas kõige kõrgema A-divisjoni finaalis kohtusid Postimees ja E-Emotsioon Nordic. 2 meeskonna peale käis finaalis väljakul koguni 11 meistriliiga kogemusega mängumeest ning paljud neist osalesid Eesti kõige kõrgemas liigas ka tänavu. Finaalkohtumises võitis E-Emotsiooni meeskond poolaja 50-35 ning lõpuks vormistati võitnumbritega 82-72. Võitjate punktiskoori eest hoolitsesid peamiselt 3 meest, Erik Luts viskas 27, Mario Paiste 24 ning Heiko Niidas 21 punkti. Tänavu Eesti meistriliigas Tallinna Kalevi eest mänginud Paiste valiti ka E-Emotsiooni hooaja kõige väärtuslikumaks mängijaks. Kossu liigat tõid mängima sõbrad, kes palusid abi ja siis ma olin nõus, et mõtlesin, et kuna oli lubatud meistriliiga kõrvalt mängida, siis ma mõtlesin, et see on lõbus. Kaotajate rostatiivseim oli 15 punktiga Indrek Kaarlep, hooaja parimaks valiti Postimehe meeskonnas eelmisel aastal BC Kalev Cramoga Eesti meistriks tulnud Kristo Orula.